Küberväejuhatuse lahtiste uste päeva vastu on olnud nii lasteaedadel kui ka koolidel väga suur huvi ja me võtame vastu 2 päeva jooksul ligi 1000 külalist. Need on siis noored, kes saavad tutvuda küberväejuhatuse erinevate allüksuste varustuse ja tehnikaga. Meil on esindatud nii staabi sidepataljon, strateegilise kommunikatsioonikeskus, samamoodi küber- ja infooperatsioonide keskus ja ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus. Staabi tagalakompanii siis on samuti kohal tutvustamas erinevat sõidukite parki, mis Kaitseväes on kasutada. Külalised saavad tutvuda nii seest kui väljastpoolt, milline näeb välja Kaitseväe Mercedes-Benz G-klassi maastur. Samamoodi on meil kohal veokid ja soomustransportöör Pasi. Meil on ka esindatud Milrem Roboticsi Temis mehitamata maismaasõidukid. Meil tutvustavad näiteks küber- ja infooperatsioonide keskuse võitlejad, miks on oluline küberturve ja kuidas toimuvad küberrünnakud igal pool ülemaailmses internetiruumis. Me näitame, millised on sidevahendid, mida kaitseväelased saavad kasutada. Samamoodi saavad noored läbida takistusrada. Takistusrajal on siis nii tõkete ületamine kui ka nende alt läbi roomamine. Tuleb tasakaalu harjutada. Ja pakume kõikidele ka sooja teed ja magusat saia. Ja on näha, et kaitseväelaste tegevusse vastu on väga suur huvi. Külalised küsivad palju küsimusi, uurivad, kuidas tulla ajateenistusse. Neile meeldib just erinev tehnika, mida näiteks strateegilise kommunikatsioonikeskuse ajateenijad kasutavad meediaoperatsioonidel, kui nad kasutavad näiteks drooni, et kajastada kaitseväe tegemisi maastikul. Või millised näevad välja kas või statiivid ja videokaamerad, mida saab kasutada ka kaitseväelane maastikul olles. Kõik külalised said tutvuda ka Kaitseväe meditsiinibussiga, mille sees olid kanderaam, kõik muu meditsiinivarustustehnika. Alarmsõidukil oli ka peale lülitatud sinised vilkurid ja lasime ka signaali, et mis siis peaks juhtuma, kui üks väljakutse toimub, kuidas see kõik kõlab. Kaitseväelased osalesid sellel üritusel siis nii tegevväelased kui ajateenijad väga hea meelega ja meil on hea meel näha, et meie ürituse vastu oli suur huvi ja me korraldame seda sündmust ka edaspidi järgnevatel aastatel. Küberväejuhatus peab lahtistuste päevi nii Filtri linnakus Tallinnas kui ka Ämaris olevas Kaitseväe linnakus. Ja ootame siis tänaseid noori meie tulevaste ajateenijatena, kas siis küberväejuhatuses või mujal kaitseväeüksustes.